Kas sa oled kuulnud midagi sääse paradoksist? Sääse paradoks aitab meil mõista, kui oluline on kas või natukene oma igapäevatööst rõõmu tunda või sellest rahuldust saada. Nimelt ühe keskmise sääse eluiga on umbes 30 päeva. Aga kujuta ette, et meil on tegemist sellise sääsega, kes käib tööl ja ta käib sellest 30 päevast tööl 22 päeva. Täpselt nii, nagu meil on kuus 30 päeva, aga sellest 22 päeva käime me nüüd tööl. Aga kui sa oled sääsk ja sul on terve eluea pikkus 30 päeva, millest sa 22 päeva pead tööl käima, siis tõenäoliselt sa mõtled päris hoolikalt, kuidas sa tahad need 22 päeva ära veeta, sellepärast et peale seda sul eriti midagi alles ju ei jäägi. Meil loomulikult inimestena on nii palju pikem eluiga, et me tihtilugu ei mõtle selle peale, kas ja kui palju tööl käimine tegelikult meile mingit laadi sisemist rahuldust pakub. Meie vanaemade, vanaisade jaoks ja võib-olla ka emade-isade jaoks oli töö peamiselt koht, mille kaudu elatist teenida. Tänapäeval noored aga niimoodi enam mõelda ei soovi ja sellise olukorraga leppida ei taha. Kui meil on isegi umbes 90 aastat, siis see, mida me päriselt sellest elust tahaksime, on ju tunda rõõmu, olla õnnelik. Ja psühholoogid ütlevad, et umbes esimesed 25 aastat on seda lihtne teha, sellepärast et kõik tundub ees olevat. Ma jõuan veel kõike teha. Peale 65-ndat saabub kätte pensioniiga ja peale seda me hakkame mõtlema, et suured otsused on tehtud, suured valikud on tehtud ja nägu läheb tegelikult uuesti naerule. Aga selle 25 ja 65 eluaasta vahel on 40 aastat, mis on tegelikult meie kõige vitaalsem aeg. See on see aeg, kui me sooviksime oma unistused ellu viia ja see on see aeg, kus me tahaksime tegelikult midagi sellist teha, mis meid päriselt rõõmustab. Aga kui me hakkame vaatama, kuhu see aeg kulub, siis just see on see aeg, mis me veedame kuskil, kas kellegi jaoks töötades või iseenda jaoks töötades. Ja mõned inimesed tunnevad sellest 40 aastast rõõmu. Nad tõesti tunnevad, et nad tahavad seda tööd teha, mida nad täna teevad. Ja seda kogemust võib nimetada töörõõmuks. Aga kahjuks on väga-väga palju inimesi, kes pigem tunnevad, et ma pean seda tööd tegema. Kui mul päriselt oleks valikuvõimalus, siis ilmselgelt seda praegu ma ei teeks, aga kahjuks mul ei ole valikuvõimalust. Ja seda olukorda võib nimetada tööpiinaks. Kes on tööpiina või töörõõmu tekkimise eest vastutab? Loomulikult inimene ise, aga kahtlemata ka see meeskond, kus kohas ta igapäevaselt aega veedab, see mõjutab väga palju tema töörõõmu ja tööpiina kogemusi. Aga nagu Gallupi uuringud näitavad, kuni 70% sellest, kuidas inimene lõpuks ennast töö juures tunneb, on seotud tema otsese juhi juhtimisstiiliga.